Tere, head inimesed! Tulin ikka pühalik välja, nagu oleks matusetseremoonia. Tegelikult on see rõõmutseremoonia. 10 aastat on juba seda pidu sinna alustatud ja peetud. Küll ühe lipuga, küll teise lipuga. Aga nüüd on päris õige lipp olemas. Ja kui on õige lipp, mis sellest, et siin kõrval on vana Linnamägi ja seal on hoopis teised usud, aga siis olid teised ajad. Nüüd on aeg selline. Ja nüüd on meil selline lipp ja meil on siin nüüd õpetaja, kes meil selle lipu sisse õnnistab. Aga ma tahaksin ka veel selle kohta öelda, et suured tänud selle lipu tegemisel ja mõtte algatamisele Merlele. Midagi pole teha, kui Karjakülas midagi asja on, siis tema on see, kes surgib, kes mõtleb või kellel tulevad ideed. Mõtlevad kõik. Siin on kõik mõtlevad, olgu või blondiinid, kõik me mõtleme. Aga vähemalt Merle surgib meid, et me teeksime paremini ja siis naaberküla aitab samamoodi. Selle lipul on pähklikobar sellepärast, et ma olen ikka Pähklimäel. Võiks ka kirik olla, see oleks nagu liiga usuline, siis ta on ka kunagi kirikumägi olnud. Võiks olla ka mõni Pärnapuust, ta on ka kunagi Hiiemägi olnud. Aga meie kokkuleppeliselt valime naeratavad pähklipoisid endale siia. Ja nüüd annan sõna härra Teet Ansmitule. Kes ei kuule, tuleb lähemale. Ma püüan kõvasti rääkida. Mulle mikrofon hakkab segama. Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel me kuuleme Jumala sõna. Issand, vastaku sulle kitsikuse ajal. Vanemate Jumala nimi varjaku sind. Te läkitagu abi sulle pühast paigast ja toetagu sind Sionist. Ta andku sulle, mida sa soovid ja mida su süda kutsub. Lasku täidu minna kogu su nõu. Me tahame hõisata sinu võidust ja oma Jumala nimel lehvitada lippu. Issand, täitku kõik sinu palved. Ühed usaldavad sõjavankreid ja teised hobuseid. Meie aga issand oma Jumala nime. Nemad vaaruvad ja langevad. Meie aga tõuseme ja seisame püsti. Issand, aita, kuningas vasta meile, kui me sind hüüame. Aamen. Ajast aega on meie rahva vabaduse ideaali kehastanud sinimustvalge lipp, meie rahvuslipp, mille hoidmise ja lehvitamise eest veel 20 aastat tagasi võis minna Siberisse, vangilaagrisse või siis vaimuhaiglasse tunnistatud vaimuhaigesse. Aga nüüd on see üsna tavaline, et iga ühing, linn, vald või ka täna Karjaküla, teie küla lehvitab riigilipu kõrval ka oma lippu ja seda me ei tee mitte enam sunniviisil, nagu kord punast Eesti NSV lippu või Nõukogude riigilippu, vaid me teeme seda täna siin oma vabast tahtest ja südame soovist. Me võime küsida, mis on siis see, mis ühest ristkilikukujulisest riidetükist teeb kas armastatud või vihatud sümboli. See on see idee, see on mõte, see on sõna, kõik see, mida ei saa mõõta raha ega muu maise kaduvaga. Sest lipp sümboliseerib ühelt poolt seda kõike, mis selle nimel on juba tehtud, ja teiselt poolt seda, mida veel selle nimel ette võetakse ja teha kavatsetakse. Lipp, kui on inimesele kallis, on nagu Jumala sõna, mis kõnetab meie südametunnistuses ja millele vaadates või mille all seistes on võimatu valetada, võimatu tuimaks jääda, võimatu teha halba. Ja kui me täna siin pühitseme selle Karjaküla lipu, ka siis palugem Jumalat, et teod, mis selle lipu all ja nimel tehakse, oleksid selle pühitsenud lipu väärilised, sest me peame meelest pidama, et Jumala õnnistus saab tulla siis, kui me oma südamed täiesti temale avame ja tema sõnast ennast juhtida laseme, sest ühed usaldavad sõjavankreid ja teised hobuseid, meie aga oma issanda Jumala nime, kes on meie kõigi abimees. Aamen. Jumala sõna tunnistab, mida sina issand õnnistad ja õnnistanud igavesti, kui Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku kutsuda seatud Jumala sõna sulane, pühitsen mina selle lipu Karjaküla lipuks
Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Andku siis kõigeväeline Jumal, et kõik, mis teie selle lipu lehvimise all ette võtate, tuleksid õnnistuseks Karjakülale, tema rahvale, et kõik need head teod saaksid tehtud selle lipu all ja nimel. Ja meie palvetame. Kõigeväeline Jumal, kõige hea ja täiusliku andja, valguse Isa, õpeta meid sinu heldust mõistma ja elama sinu heade andide ustavate majapidajatena. Õpeta meid tänuga vastu võtma ja kasutama kõike, mis sa meie kätte oled usaldanud, õnnistuseks maale ja rahvale ja Karjakülale ja kuule, kui sinu nimel palume, meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, laske oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Ma paluksin, Leili Lukas, tuleb meie juurde, et sa meie lipu üles tõmbaksid. Teen aru. Sellest arust mina tõmban või? Oota, see on keert sees. Aitäh meie Karjaküla Jaakla esindajale, et see lipp sai nüüd ülesse ja lehvigu ta rõõmuga meie üle ja hoidku ja kaitsku meid. Nüüd on ka üks ilus sõna meie peale lausutud, et see pidu saaks täna ilusti kõlama, ilusti pidama. Ja nüüd ma tahaks veel paar sõna anda selle peo perenaisele, kes kutsub meile mõned inimesed juttu vesti. Ahaa, tegelikult ma palun üldse rahvast nüüd juba minna küüni sisse, sest meil tänane päeva järgmine osa hakkab toimuma nüüd juba küünis sees. Teeme seda umbes nii kuni 5 minuti jooksul, palun. Kuule. Nüüd kuulete. Isegi väljast kuuleme. Väga hea. Meil on nüüd niisugune moment, kus tahaks nagu sõnavõtte teha, aga palusime siia Türi vallavanemat Toomas Marrandit. Tema kahjuks tulla ei saanud. Tema ütles mulle niimoodi,
tervita oma külarahvast. Ma siis tervitan läbi oma suu Toomase Marrandi poolt teid. Aga Toomas saatis välja asevallavanema Enn Mägeri, nii et Enn, ole hea. Tule meie ette. Räägin äkki ilma. Kallis Käreküla kolurahvas. Te olete oma tegemistega, nii palju kui minul nüüd Türi valla asjadega tegemist on olnud niisuguseks toredaks eeskujuks Türi valla rahvale ja ka kaugemalegi. Ja ma tõsiselt usun, et teie oma tegemistest, toimetamisest on teil endil ka hea meel, rahuldus, eks nende tegemistega vaeva teilt nõuab, aga kui tulemus on niisugune hea, et endal on hea ja teistel on hea, siis on see vaev asja ette läinud. Tänasest on teil nüüd siis olemas ka oma kena lipp seal uhke kõrge mati otsas. No teatud mõttes paneb see teile, annab nagu õigust uhkust juurde, annab ka vastutust juurde. Hoidke seda lippu, hoidke teda oma ürituste ajal nii rõõmus kui mures. Aga tänaseks soovin teile head pidu. Aitäh! Pluusi oleks juba pärast varem tindiks saanud, nüüd me paneme sulle tassi ka pluusi kõrvale, nii et siis head tassi kasutamist hommikukohvil. Nii, ja nüüd ma paluksin siia meie külaliikumise spetsialisti Riina Trummi. Tere ka minu poolt, head kohalikud inimesed ja külalised. Suur rõõm on näha, et Karjakülal ja Polul hästi läheb, et nad sellist toredat üritust korraldavad ja viitsivad lausa iga-aastaselt korraldada. Karjaküla on meil üsna tubli ju kogu aeg olnud tõesti jätkuvalt juba mitmed aastad, nii nagu abivallavanemgi mainis. Et minu ametipostilt vaadatuna on suur rõõm näha, et nüüd on ka siis Kolu hästi aktiivselt kaasa haaratud, koostöös peitub jõud ja küllap järjest tugevamaks saategi. Alati võib-olla ei lähe kõik asjad nii, nagu tahaks, aga kogu elu on tõusude mõõnadega nii, nagu ta on ja ikka tuleb jääda endale kindlaks ja sammuda julgelt edasi. Ja minul siis on hea meel, kui ma saan teid vahel natukene aidata, nii palju, kui see minu võimuses on. Et selleks siis, et kõik edaspidi sama hästi läheks ja et kõigile teile siin jõudu jaksu. Ja maakonnaühenduse Kodukant Järvamaa juhatuse poolt tahaksin öelda seda, et kui täna on tähtis päev teie küladele ja loodetavasti tuleb see päev teie jaoks hästi ilus ja meeleolukas, siis järgmisel pühapäev olete kõik oodatud selle kena lipu alla terve maakonna ehk siis Järvamaa külade päevale, 10. külade päevale, mis toimub siis Kareda vallas Peetris ja minul oleks hästi suur rõõm näha, et kõik seal selles ühises ronkegus siis koos teiste küladega samuti siis marsite. Aga tänaseks toredat pidu ja korraldajatele kõigi ettevõtmiste ja õnnestumist. Aitäh! Meil on Riinale ka väike kingituse kott, et kuna Riina on meil esimest korda üldse siin Pähklimäel, siis me tahame talle anda meie küla logoga pluusi ja meil on tass ka. Et järgmine kord, kui tuleb meile külla, siis on sul meie küla pluus olemas ja seljas ka. Kas on veel moment, kes soovib nagu sõna võtta? Et siis ma annaksin kohe kas siis mikrofoni või oma häälega rääkida. Teeme aplausi ka. Nii, muidugi sõna võib ka pärast hiljem võtta. Meil on nagu traditsiooniks saanud, et igal aastal me täname oma küla, ehk siis Karjaküla ja Poluküla kooli lõpetajaid.
ja Karjakülast lõpetas sellel aastal kooli Leidi Lukas. Ole hea, tule siia. Teeme aplausid. Kui Leidinit ei ole, siis on tal õde ja ema ja vanaema. Siin on võib-olla õde, siis tuleb ise. Teeme ikka aplausid sellele ka. Veel on alles kooli lõpetamine ees. Siis on Sille Lepi. Teadaolevalt Sille on vist Tartust alles Järvemaale teel. Võib-olla siis Sille õde tuleb, võtab. Siis on Moonika Rätsepsoo. Ei ole. Ja Moonika ema Karina Rätsepsoo lõpetas sellel aastal kooli. Siis Kolust on Janno Ormus. Siis on Elo Lusti. Kas Elot ei ole? Kas Elol ei ole peres ka kedagi siia tulnud veel? Siis on Kristiina Kiigor. Siis on Laura Romandi. Siis on Marta Romandi. Ja esindajaid vist ei ole või on tuleb? Ei, need ei ole. Need ei ole. Siis pane tagasi praeguse, jah? Saame hiljem üle anda. Siis tahaks tänada külaürituse kauaaegseid tegijaid ja aitajaid. Kadri. Hallo, Kadri Jaanus. Tuleb kuskil üle silla. Aga sild on väike. Nii, aga kas on järsku Ain siin? Ain Lukas? Juba tuleb. Tulevad kahekesi. Siis Toomas. Kas Toomas ka tuleb üle jõe? Huvitav, kus nad siis koos küll kõik käisivad? Hei! Noor Toomas, tule üle jõe! No aga Lukas, Ain on siin ju. Noh, sina pidid üle jõe tulema. Ole nüüd hea, tule siia. Meil oleks sulle tass üle anda. Ma olen tavaliselt kannust ikka õlut joonud. Teeme aplausi. See mees on olnud alates esimesest aastast, kui me üldse tegime, alati olnud siin Rakkes ükskõik mille. Vaadake, hea on mõtleda ju siit samast lähedalt, eks ju. Eks ma natuke ära välja teda kasutan. Ja. Nii, aga Kadri vist alles tuleb. Siis oli Toomas. Leppinud Toomas. Võib-olla on Toomaseid palju, siis ma ütlen nimepidi. Ka tuleb. No tema on samuti olnud algusest peale seotud ja minul teda väga hea käsutada oma pere mees. Nii, siis on Marge Samun. Tema on küll nüüd juba naaberkülast, aga siis, kui me Koluküla nagu oma külge pookisime, siis on tema ikka olnud ka alati see, kes on mõtetega ja tegudega toeks olnud. Teeme aplausid. Siis on Ülo Ormus. Ülo jookseb. Ülo on olnud ka alguspäevilt meiega kogu aeg koos ja Ülo ikka ise ütleb niimoodi, et noh, kui sa mind rahule jätaks, ma siis ikka tulen ja teen. Nii et teeme Ülole ka aplausi. Peaaegu vale vastus alles 6. siia kokkutuleku tulin enne seda, ma ei käinud. See on täiesti vale jutt. Ta oli võib-olla jah, häbelik. Siis muidugi Kersti, kes on päris viimased 3-4 aastat olnud nii asjalik ja ta on kohe niisugune hästi mõnus ja ta ei ütle kunagi ei. Sul on tass olemas. Aga Kadri vist jõudis kohale või? Ei ole veel, pole maha. Nii, kas... Pane siis Kadri ma praegu kõrval. Siis meil oleks veel üks kingitus üle anda meie helitehnikule, aga teda ei ole ka kahjuks siin, ta tegi hommikul meil asjad pani paika ja ta pidi ise ära minema, et Tõnule on meil olemas siis nagu külapluus.
teeme aplausi. Võib-olla kui Tõnu tuleb, siis on lõpuks see pluus seljas. Ja teise pluusi tahaks anda ka meie tublile telemehele, kes teeb meie külast igal üritusel videot. Ja temal on ju väga pikk päev, sest ega tema lõpetab ju alles koos minuga mingi hommikul. Nii et Aadi, sulle ka pluus, kui sul on. Poisid juba välja valitud, nendel olid peigles poisid juba välja valitud. Oma südame oli kinkid Joosepil ja Juhanil, oma südame oli kinkid Joosepil ja Juhanil. Äkki tuli sõidus Liisa, tuli jõukalt mulgimaal. Äkki tuli sõidus Liisa, tuli jõukalt mulgimaal. Teatas, et on endal leidnud mulgis keenad koduväid. Teatas, et on endal leidnud mulgis keenad koduväid. Tüdrukud end valmis vange, kostad varsti ukse ees. Tüdrukud end valmis vange, kostad varsti ukse ees. Leena Miina hirsad nutsid, aga isa kindlaks jäi. Leena Miina hirmsast nutsid, aga isa kindlaks jäi. Vaevalt isa talli läinud, toodi kiiri mulgimaal. Vaevalt isa talli läinud, toodi kiiri mulgimaal. Kirjas seisis, et lauba kosilased saabuvad. Kirjas seisis, et lauba kosilased saabuvad. Nüüd ei ole enam midagi teha. Meie peame lahkuma Leena ja oma ilusad unistused maha matma. Mina suren küll ära. Mis see töinamine ikka aitab? Miina puhi silmad ära, teie mõlemad. Ära tee enesele häbi, Juhan. Hakkame parem järele mõtlema, kas kusaltilt abi pole loota. Abi, kus sa saad? Meie tuleb isana ja alla järele. Raiuge võib jääma. Aga äkki annaks teie uued kosilased järele? Annavad nad kõik ammu maatüüsid juba. Pealegi, no mõtle pealegi, kui nad siia tulevad ja näevad, millised ilusad ja viisakad pruudid neile on määratud. Oi, nadki hakkaksid Leenat ja Miinat armastama. Eks sa näe, kuidas Anet ja seapõrsad järele jooksevad ju, noh. Seda nüüd küll, jah. Kuulge, kas isa teab juba midagi kirjast? Ei tea, see tuli praegu. See on hea. Ärge lausuge talle sõnagi, kuulete? Ja siis? Mis siis saab? No siis läheb isa laupäeva õhtul möldrile kaarte mängima ega tule enne keskööd tagasi. See tema viis, jah. Aga mulgid jõuavad ju vahepeal siia. Neile katsume vahepeal Läänemaga sauna kütta, nii et nad juba enne isa tulekut Osjanõu varna riputavad. Mul on nimelt väike plaan. Plaan? Jaa, sina, Leena, teed enese kurdiks ja hirmus lolliks. Kõneled kõiksugu alpi rumalat juttu ja lased mulki enesele kõrva karjuda, nii et krohvi laest langeb. Ka kõiksugu tölvid, tempud on lubatud. Küll ma sind õpetan. Sina, Miinakene, teed enese lombandiks. Kuu pärast lonka kas või mõlemat jalga. Aga ka lühikese nägemisega võid ju olla. Nõnda võtate oma kosilased vastu. Aga oma kometiosasid peate hästi loomulikult mängima. Et mulgid näeksid, missugused puruvigased pruudid neile on määratud.
Niisuguseid sante ei tohi nad koju viia, isa annaks neile kere peale. Öeldi, et isa on paariks päevaks ära läinud ja te saate näha. isa oleks kadunud tähes. Ja te saate näha, et mulgid veel sel samal päeval otsa ringi pööravad ja Tuhnai kodu poole kihutavad. Joo. Kas tahad tulla minuga silma mööda rändama? Tee oli kitsas kiviline, käib üle maa ja katustel ja toore käkk oli vankri ees ja süüdad hüppeldamas sees. Kihutame lustlikult isil, kui seal on mustakond. Tere! No tervist! Tere jah! Isandad on vistesti Viljandimaalt. Õigus, poisid tulevad vistesti Lipuveresse võõrusele või? Mina olen Lipuvere sulane Joosep Paulikud härra. Ja mina olen see naabriperepoeg Kärje Juhan. Aga eks ole ju terve küla juba neid kuulsaid isandaid oodanud ju. Eks ole ju lastelegi nende mulkide rikkus siin tuttav. Ja seda rõõmu, mis nüüd peretütardele osaks saab. Joogem kõik kulud. Kulud läheks küll kalama päeva. Las käia, armas peremees, nii kõrgelt õllelaine, sest täna pikk meile on ees, sest täna pikk meile on ees, sest täna pikk meile on ees, kuid homme olgem kained, kained, kained. See mees, kes selle kaupli teeb ja varakult läheb kooli, see on küll siin milleke, see on küll siin milleke, see on küll siin milleke ja lepane moodi, moodi, moodi. Kui mees, kes selle hommikul ei jäta õllelauda, see elab elu võrratult, see elab elu võrratult, see elab elu võrratult ja võrratult läheb hauda, hauda, hauda. Noh, kõnelge siis ka. Kas Lipuvere kodukaraksed on vähegi meie väärilised? Meie ei ole neid oma eluajal näinud. Oi, isandad. Meie Lipuvere tüdrukud on sellised, keda annab tikutulega otsida. Aga no kas nad nüüd just Viljandi isandate väärt on, seda ei julge just öelda. Minu meelest on küll tüdrukud lausa roosiõied. Muudkui, et mõlemil nagu midagi puuduks. Midagi puuduks. Mis siis? Ega see suuremat ei tähenda. Ei saa seda ka pahaks panna ega naeruks teha, aga asi on niimoodi, et... Miina jalg, no vähe haige võitu. Mis sa jorad, poiss? Isa ei kõnelnud küll, et mina jalg haige on. Seda ma arvan jah, sest ega see enam tüdrukule valu ei tee, ega pane seda ka keegi enam tähele. Aga noh, külarahvas räägib, et see olla juba sündimisest saadik selline. Isa ei kõnelnud küll midagi, et tal juba sündimisest saadik jalg haige on. Ega see enam jah viga ei tee. Aga no sündimisest saadik juba jah, no niuke ta on. Aga veidi teisem lugu on ju Leenaga, no tema ei kuule, kui inimene temaga tasa kõneleb. Temaga peab hästi valjusti kõnelema. Mis? Ega ta ometi kurt ei ole?
Mitte märki. Ei no ainult, et tasast juttu kuulda ei võta. On va pentsik plika teine. Teeb sagedasti naljakaid tükke. Kui keedab leent, siis paneb nii palju soola sisse, et sööjatel läheb suu rappu. Ja kangaskõdudes on ta oma usinuses nii äge, et keegi ei jõua neid katkevaid lõngu ära sõlmida. Teeb siukseid alatasa siukseid pentsikuid tükke. Saab teist iga päev naerda. Jah. Isa läks kodunt ära. Kuda ta kodunt ära võis minna siis? Meie ju kirjutasime, et täna siia jõuame. Ei. Meie pole küll mingit kirja saanud. Tean seda selgesti. Kuhu ta siis koduma läks? Lehes kirjutab ka, et siin Karjakülas on need postiolud on viletsad. Kuhu ta koduma läks? Aga küll see isa ükskord tagasi tuleb. Helike nii kaua tütarlaste kaela. Otsime nad peidust. Kus nad on? Soo, või pruudid vähegi ise ära liikud või koguni vigased. No, see on Miinake. Jällegi liialdatud arvamine. Ema tahtis nimelt näha, mis karva silmad tema peigmehel on. Miina sallib nimelt aina sitiste silmadega mehi. Jaa. Noh, aga kuhu siis minu kallike jääb? No küll ma ta kuskilt välja tirin. Ju ta kuskil kapi või sängi taga redus on. Kapi või sängi taga redus? Vaata, kus ta nüüd redutab siis. Siin sa oledki. Siin on meie teine kodukanakene, Leena. Saamine tervitama Viljandimaa sugulasi. Ise läks kodunt, läks jah. Ma ei kõnele mitte isast. Ma käisin sind külalisi tervitada. Ma lähen isaga pühapäev kirikusse. Lähen jah. See ei kuule enam sugugi. Siin ei tervita oma sugulasi. Näe, seal nad istuvad. Arva. Ma häbene, küll ma homme teretan. Ole laps, no. No mis on neist häbene? Tule tereta nüüd oma sugulasi. Oi, kas sina oledki minu isa tädipoeg Puigimaal? Vaatan ilus pikerkune poiss. No blondid juuksed peal. Täpselt nagu minulgi, oi. Miina, tule saga siin. Sa peidad ennast kogu aeg. Jaanimees läks metsa, seal kaasemetsa pool. Üks jaanimees läks metsa, seal kaasemetsa pool. Suvi oli kätte tulemas, tali oli mööda minemas, poisid puudel kangertega olid ära kossa minemas. Poisid puudel kangertega olid ära kossa minemas. Tal tee peal tuuli ka vastu, üks nägus äkki neid. Tal tee peal tuuli vastu, üks nägus äkki neid. Suvi oli kätte tulemas, tali oli mööda minemas, poisid puudel kangertega olid ära kossa minemas. Poisid
kangertega hoida koos ja minemas, poisid puudel kangertega hoida koos ja minemas. Kus mujal on mu mõtted, kui kaasemetsa pool. Kus mujal on mu mõtted, kui kaasemetsa pool. Suvi oli kätte tulemas, tali oli mööda minemas, poisid puudel kangertega hoida koos ja minemas, poisid puudel kangertega hoida koos ja minemas. Külalised kaugelt tulnud? Kõhud on vist tühjad. Ma arvan ka. Sa, Miina, mine, löö. Prae natuke sealiha ja löö muna peale. Ja sina, Leena, mine koori piima ära. Piima! Piima. Külalised kaugelt tulnud ja kõhud tühjad. Enn ja on see unesvõilmsi minu arvates ilmsi. No mis nüüd teha? Ei, mina ei tea. Üks lombakas ja pime. Teine loll ja kurt. Sa taevas küll. Ja need olla meite pruudid. Mina arvan, et meie paneme kohe hobused ette ja paneme kohe kodu poole tagasi. Oot, see ei lähe mitte. Hobused ju puhkamata. Ja meie peame selle kalli onuga midagi ette võtma, kes meile säänseid pruute käis pakkumas. Kas tunned, milles kõrba haisu tuleb köögist? Nad jätavad meid nälga, kahvel. Leena, tule appi! Pole midagi, Miinake. Ma korjan jälle lihatükid tuhasest välja. Ega Viljandi sugulased mõned parunid pole, kes tuhast liha ei tohi süüa. Pole hullu. Ei saa kõike prussakit piimasest kätte. Need puhtad loomakesed. Hakake aga lürpima. Miina, too lihaleiba ka. Lihaleiba ka. Hakake lürpima. Sööge saia, sööge liha, jätke õnn ja jätke viha. Hõissa ja hõissassa, hõissa ja hõissassa. Sööge saia, sööge liha, jätke õnn ja jätke viha. Hõissa ja hõissassa, hõissa ja hõissassa. Mina seda solki ei söö. Mida? Sööme vähemalt leibagi ja siis vaatame, et kaome. Tere! No tere, kallid sugulased. No tervist! Tere jah! Oi peibes, pojad juba kohal. Oi kui tore, et te tulite, aga kuulge, miks te oma tulekust ei teatanud, No kuulge, mis teil viga on? Ega te kusagil peksa ei saanud, et nii mõrudalt vahite, Peksa mitte, aga petta oleme küll saanud. Tohoh, kes teid siis pettis? No küllap onu ise kõige paremini seda teab. Mina? No kus mina seda peaks teadma? No kas sa siis oma tütreid ei tunne või? Ei no miks ei tunne, kas pole prisked ja terased piigad või mis? Prisked ja terased, nagu kuhjavaiad. Kas tohib küsida, poisid, no mis teil õige viga on? Kuule, kas tüdrukud teie vastu äkki lahked ei olnud või? Või kuulge, äkki läksite ise keskis nende pärast tülisse? No kuulge, ärge olge nüüd lapsed. Tulge, leppige ilusti ära, jätke ikka teine teisele. Kuule, Enn, sina pidid ju Leena saama. Sina ju vanem vend ja Leena jälle vanem õde. Või kuule, äkki tahad Miinat või? Mitte kumbagi. Mis? Kas siis Jaak viimati mõlemaid tahab? Mitte kumbagi. Ohoh, no kuulge, kui teie minu tütreid nägite ja nendega kõnelesite, ei oska ma küll muud mitte midagi arvata, et koos ja kaubad koos. Nii nagu teie ema-isa ja mina alati soovisime. Või püüate mind vanainimesed ärrida või? Onu, kas sa arvad, et su ees mingid karjapoisid seisavad, keda sa oma tütardega võid tüssata või? Ohoh,
mina ütlen sulle, sinu tütred ei kõlba viimastele kerjustelegi. Ammuks siis meile, kes me Viljandamaal kõige toredamad ja rikkamad poisid oleme. Nii. Sina tahtsid oma tütartega meid petta nagu koolipoisse. Võta näpust, sinu ees seisavad targad mehed. Mis? Vallanäod, jooksikud sellised või teie julgete minu lapsi nõnda laimata? Onu, oled sa purjus või? Ega sa muidu oma puruvigaste tütardest sõnas ei seisaks? Mis? Minu tütred puruvigased? See on küll üks laindus. Üks on loll ja kurt, teine lompakas ja pime. Mis loll ja kurt, jalutu ja pime? Välja minu õuest kohe! Tooge piitsad, tooge vemblad, ma neile näitan, kuidas aus mees oma laste laimamist tasub. Kutsumata kosilastest lihtsalt lahti saadigi. Kutsumata kosilastest lihtsalt lahti saadigi. Isa lõpuks järgi andis tüdrukute tahtele. Isa lõpuks järgi andis tüdrukute tahtele. Liinake sai Juhanile, Joosepile liinake. Liinake sai Juhanile, Joosepile liinake. Hõigake nüüd hõissa neile, kõvast aplodeerige. Hõigake nüüd hõissa neile, kõvast aplodeerige. Kui kallis kodus märsin ma ära kaugele, siis ütles vaase varjus mu hellateiuke. Nii selge kui see allik on minu armastus, siis käib küll õhtu õhul mu järeliga suus. Miinus süüda on, kui ema jõgi voolab vaikselt tundmatu ta vägi. Täna võid sa neid armastada, aga homme vaata, kuidas sa tast lahti saad. Täna võid sa neid armastada, aga homme vaata, kuidas sa tast lahti saad. Nägin mõnda kaske ja mõnda allikat, ma nägin mõnda needu, mul naerad teevad. Ei olnud kaske ja allik, nii armas ometi, ei vaatnud võõras needu, nii on sa siialgi. Aga minu süüda on, kui ema jõgi voolab vaikselt tundmatu ta vägi. Täna võid sa neid armastada, aga homme vaata, kuidas sa tast lahti saad. Täna võid sa neid armastada, aga homme vaata, kuidas sa tast lahti saad. Kui kõrsilt jälle koju ma rõõmul rändasin ja allikat ja kaste ma jälle tervitin. Kass kooli ära kuivanud ja allik mudane, mu neiu oli läinud teise kaenlasse. Hakkas loll! Minu süüda on, kui ema jõgi voolab vaikselt tundmatu ta vägi. Täna võid sa neid armastada, aga homme vaata, kuidas sa tast lahti saad. Täna võid sa neid armastada, aga homme vaata, kuidas sa tast lahti saad. Nii, aga nüüd siis vahepeal tuleb teie ette Ants. Ants, tule välja. Kui tavaliselt meil on reklaamipaus, siis Ants teeb oma pausi ja Ants räägib naaberküla Antsust. Mõne lause.
iga loll teab, et 1 korda 1 on 1. Ants seda ei tea. Ants ei ole loll. Ants ju rahanumbreid ei tunne. Ta ei tunne üldse numbreid. Aitäh, Ants. Sa tuled veel tagasi. Nüüd tulevad teie ette vihmaussid. Mis sul viga on? Tule lähme magama. Ei taha mina magada, ei taha mina magada. Tahad siis šokolaadi või? Ei taha šokolaadi. Aga marmelaadi tahad? Ei taha mina marmelaadi ka. Lähme magama. Ei taha mina magada, ei taha. Mis sa tahad siis? Räägi siis ära. Mina tahan vihmaussi. No mis asja sa laps sellega teed siis? Vihmaussi tahan mina. No ära nüüd jonni seda, ma kutsun isa, vanamees, tule siia. No mis te lõugete nüüd siin? Laps tahab vihmaussi. No millal see enne laps vihmaussiga midagi teinud on? Mina tahan vihmaussi ja kõik kott. Mina tahan. Aga ütle, kus see võetakse siis praegu? No võta labidas ja mine otsi kuskilt, ikka leiad. Enne vaata, kui kuiv on vihma. No nüüd sa leiad, mine kaeva. Mina tahan vihmaussi ja kõik kott. Ära nüüd jonni, küll isa toob ussi ja siis lähme magama kohe. Ei taha mina magada, ei taha. Rahune maha nüüd, noh. Ei taha mina magada ju. Noh, näe, vaata isa tuligi juba ussi. Tahad vihmaussis või? Noh, võta. Võta ära ja siis lähme magama. Mina tahan praetut. Mina tahan praetut. Kes see siis vihmaussi praeb? Aga mina tahan. No mine prae see uss siis ära. Peab saab rahu ükskord. Ja öeldimine, praemine, Mina tahan praetud vihmaussi. No isa praeb ära ja siis lähme ära. Ei lähe mina magama ühti. No rahul ometi maha. Ei lähe mina magama. Kus see vanamees nii kauaks jääb ja? Mis hirmus hais see sealt tuleb? Näe noh, võta mu ust ja siis lähme ära. Võta. Võta mu ust. Mina tahan, et ema selle pikk on, lõika pooleks. Saad oma ussi kätte ja siis lähme kohe. Aga mina tahan. No võta mu ust nüüd ja siis lähme ära kohe. Ei taha. Mina tahan, et ema selle pool vihmaussi ära sööb. Mina ei saa, mul läheb süda paha. Aga mina tahan, vot mina tahan. Kuule, kui laps tahab, no sööda siis ära, noh. Ära. Ema peab sööma ära, mina tahan. Näed, laps tahab ju, noh. Mul läheb süda paha. No lähme nüüd magama. Ei taha, mina magada ei taha. Mina tahan, et isa selle poole vihmaussi ära sööb. Mina ei söö ära. Mina tahan, et sina sööd, vot. Söö, mina sõin kah, ega ta nii hull ei olnudki. No lähme nüüd ära. Ei taha. No mis sa siis ju Mina ei ennid taha. Mis sa Mina tahan seda poolt vihmaussi, mis ema ära sõi, vot endale. Mina tahan seda poolt. Püha jumal, missugune laps see on. Sinu süü, sinu kasvatus. Sinu kasvatus on see kõik. Jaa, on. Ants tuleb jälle oma pausiga. Ükskord oli Antsul süda paha. Muidu on tal hea süda. Ükskord tuli Antsul pliidi eest tukk peale. Ants viskab tuki tulne tagasi. Ja kohe läheb ka Andrei tantsuks. Ma natukene vaatan, kas...